Järgmisena on siin selline sling tüüpi kott. Ühe õlarihmaga ja juba selline tõsisem fotovarustust mahutav kott. Siin esiplaanil on näha Manfrotto logo imiteeriv õmblejate tippsaavutus. Siia alla saab kinnitada ka statiivi, mida pärast kindlasti näitan. Aga vaatame siis, mis lahtrid siin on ja kuidas see fotovarustus siia sisse käib, sest see on üks iseäranis huvitav kott tegelikult. Siin koti, oleneb kuidas pidi vaadata, siin koti vasakul pool on üks täitsa tavaline lahter, kuhu saab panna, ma ei teagi, laadija või akud või midagi sellist. Aga koti vasak pool on juba huvitavam. Siin on üks väga suur selline juba nendelt väiksematelt kottidelt tuntuks saanud metallist klamber, mis käib siis lahti. Siis on siin ka lukud olemas. Siit klambrist tõmmates saad kiiresti selle siit lahti teha ja siis avaneb siit selline kamber, kuhu saab panna mingid võileivad või riided või midagi sellist isiklikku tarbeid. Siin on üks väikene selline taskukene ka, kuhu saab mingeid väiksemaid asju panna. Et selline näeta siis pealtpoolt välja. Aga fototarvikuid saab siia ikkagi ka panna. Ja fototarvikute lahter on see alumine siin. Ja siia alumisse lahtrisse pääseb ligi ainult selle avause kaudu siin koti külje peal. Et mis siit siis meile vastu vaatab? Siia saab kohe panna fotokaamera. Siin on meil rihmad statiivi kinnitamiseks koti esiküljele. Pärast proovime seda. Siin on siis sellised aasad, millest tõmmates saab selle vahetüki siit lahti teha. Ja siis siit alt avaneb päris suur kamber, kuhu saab panna, ma ei tea, sinna saab objektiive loopida näiteks, aga mõttekam on sinna panna ka mingeid riideid või midagi sellist isiklikke tarvikuid. Et siis siia alla saab ilmselt panna ühe objektiivi. Et see läheb nagu valatult siia. Ja siis siit altpoolt käib samamoodi, siit aasast tõmmates see lahti. Ja nüüd tuli täitsa ära muidugi. Ja siis siia taha saab panna ka mingeid asju. Vaataks, kas siia see välklamp mahub näiteks. Siia kuidagi moodi mahtus. Siis ei saa jälle ettepoole midagi panna. Siin on juba keerulisem nende asjade paigutamisega. See suur objektiiv mahtus siia väga hästi näiteks. Ja siis näiteks, kui panna siia mingi võib-olla kompaktsem välklamp, siis mahab siia ette ka üks objektiiv näiteks. Selline. Et siit külje pealt peaks idee poolest olema seda kaamerat hea haarata, kui see kott seljas on. Ja see peaks olema hästi mugav seda siit välja võtta, seda kaamerat ja neid objektiive. Vähemalt neid, mis on siin eespool. Nende tagumistega on, kuidas on. Aga vaatame kiirelt, et kuidas see statiiv siia esiküljele kinnitub. Et need rihmad tuleb siit läbi ajada niimoodi. Üks ülevalt. Ja teine altpoolt. Ja siis võtad ühe Manfrotto statiivi, paned siia peale. See on muidugi esimene kord, kui ma seda teen, nii et ilmselt järgmistel kordadel läheks ta juba libedamalt, aga ega ma ei tunne, et ta praegugi kuidagi väga raskelt läheks. Muidugi kinnitad alumine samamoodi ja niimoodi on ju väga vinge. Vanalinna peal näiteks ringi kõndida sellise kotiga. Metsa on soovituslikum muidugi minna, kuigi see kott jällegi metsa jaoks mõeldud ei ole, sest ta on ju selline urbanistliku elustiili esindaja rohkem. Aga selline oli siis see sling kott. Vaatame siit edasi.